Eesti korpuses teenides kindlasti puutusite kokku ka Eesti kergemuusika klassiku Raimond Valgrega. Jaa, puutusin kokku. Aga tema oli minu jaoks veel liiga raske. Sellepärast, et siis oli tol ajal asi ju palju lihtsam kõik. Aga ometi ta mõjus mulle tohutult hästi. Ta mõjus rahustavalt, lepitavalt, inimesi armastavalt, ma ütleksin. Kuigi ma ei oska tema kohta midagi pikemalt rääkida, sellepärast, et me olime eri tasanditel, aga ometi ta mõjus mulle kohutavalt hästi. Ja selle tõttu ma olengi õppinud seda inimest austama. Ma austan seda inimest südamest ja pean temast väga lugu ja mul on nii kahju, et ta niimoodi pidi hukkuma. See oli väga kurb lugu. Tema oli omamoodi ajast ohver. Oli küll, jah. See oli õige. No aga ma loodan, et me saame sellest üle. Ja loodan ka. Ja mõtle, kui ilusti see meloodia on kombineeritud, kui kenasti see tehtud. Ma loodan, et saan sellest üle, et sa mind ei armasta. Mäletad, need asjad on kõik nii toredad. Ma olen nüüd läinud liiga musikaalsuse peale. Liiga musikaalseks muutunud. Inimene ei saa kunagi liiga musikaalne olla. Muusika on elu. Vot see on jälle ka õigus. Ma ei hakkagi vaidlema. See on jumala õige. Ja minu meelest see ongi muusika elu. Muusika. Ja muusika ja saama teisse mõlemasse armunud ja mis asjad kõik. Ma küll mängisin ka klaveriga neid paru, aga mul ei tulnud see asi küll nii kenasti välja, kui tema mängis akordioniga muuseas. Aga mina mängisin klaveriga. Räägitakse, et Valgre esitas väga hästi oma laule. See on nüüd vaieldav küsimus. Osalt muidugi väga hästi. Geniaalselt hästi. Aga osalt ka armetult. Sellepärast, et ta ei suutnud oma aparaati nii mängima panna, nagu oleks vaja. Aga ometi me aimasime seda, mis seal taga tegelikult on. Kahjuks ei ole helilintidel mitte sekunditki Valgre häält säilinud, aga kui nüüd meenutada ja võrrelda mõne tuntud meeshäälega, keda tema hääl meenutas? See on raske küsimus, see ei olegi lihtne. Ja mina arvan, et kui nüüd üldiselt võtta, siis mina arvan Arvet Haug. Tema vahete vahel tabas seda tooni ja seda ääle värvi. Elus pole alati kõik nali. Elu toob meile rõõme kurvastust. Ent sageli, kui saatus liiga vali, sa leiad ainult viinast lohutust. Ma võtan viina, sest olen täna kurb. Ma võtan viina, sest pettis mind mu arm. On keegi teine, keda armastab ta. On keegi teine ja ma nõnda üksinda. Aga üldiselt ega Valgre ju laulumees tegelikult ei olnud. Teised mehed laulsid. Viisisepp ja pillimees eelkõige. Ja ta oli pillimees ja kõva pillimees. Ja Viisisepp ka muidugi seda, mis sellest räägime.
kas vastab see tõele, et üks tema lauludest sündis rongi katusel? Vot seda ma ei tea. Mida ei tea. Tartu marss olevat see olnud. Ah nii. Seda ma küll ei tea. Aga no võib-olla on. Kaunim linn on Eestis Tartu, Iimajõe kalda peal. Aga võib-olla tõesti. Aga see võib olla ka legend. Ei tea. Ja minu arvates on üldse muusikast rääkida suur rõõm. See annab nii palju võimalusi kombineerida ja edasi mõelda ja. Väga tore, Hardi, et teil on hinges muusika säilinud ka praegustel päevadel, mis ei ole mitte just kõige suuremat kiita. Aga tõesti, see äratab midagi minu hinges ja tuletab midagi sooja meelde, midagi, ütleme õnnistavat, ma ütleksin nii. Täna te päris mitu korda võtsite viisijupi üles. Kas koduses miljöös olles te ikkagi aeg-ajalt laulate? Ma pean tunnistama, et viimasel ajal ei ole. Aga varem küll ja ikka ma laulsin. Laulsin ka jah, ikkagi. No vähemalt enda arvates. Rahuldavalt. Mina arvan küll nii. Aga hilisemal ajal ma ei ole seda proovinud. No kuigi ma vahel olen ka häält teinud, aga mis hääl see on? See ei ole see. Tänan, Hardi, et leidsid aega ja tahtmist meiega vestelda. No ma ei saa praegu tolku, ma ei saa praegu aru, kas ma suutsin midagi pakkuda sulle, kallis sõber. Mitte ainult mulle, vaid ma usun ka neile inimestele, kes mõne päeva pärast meie lindistust raadiotest kuulevad. Aga nüüd ma ei teagi veel, millal me järgmine kord jälle kokku saame. Teeme nii, nagu Hardi ütleb, nagu vana Habe ütleb. No ma ei tea, võib-olla paari päeva pärast või. Hardi, nii ka sünnib. Aitäh sulle, Hardi. Teeme nii, jah.